I love my life. I am powerful, I am beautiful, I am free. I love my life. I am wonderful, I am magical, I am me. I love my life. Tere, mina olen Nelli, olen 30-aastane noor ema, tulen Tartust. Lähisuhtevägivallast toibumine on pikk ja raske protsess. Täna võtame Nellil käest kinni ja jalutame tal sel teekonnal tema kõrval. Kuna ma olen üksikema, siis minu prioriteedid on hetkel nagu laps. Ja kuna ma teen seda üksi, siis on see olnud väga väsitav teekond, kuna sa pead olema mitme inimese eest ja seega ei ole olnud aega iseenda jaoks väga palju, et mis tegelikult on väga vale, tegelikult peaksid sina olema esimene, aga noh, see on ka teekond, õppimise teekond. Ja nüüd ma olengi siin ja loodan teie abile. 6 aastat tagasi siis rasedana ma lahkusin vägivaldsest ja vaimsest suhtest. Et ei ole olnud lihtne, et on olnud keerulisi aegu. Rasedus peaks ilus aeg olema, rahulik aeg olema, mitte ellujäämiskursus. Tegelikult kui ausalt niimoodi mõelda, siis see oli päris kihvt nagu nii-öelda kogemus iseendale näha, milleks sa nagu veel võimeline oled, nagu millest sa nagu tuled nagu üle. Jah, ta lõi mulle veneaegse siukse korraliku puutooli vastu selga. Võib-olla see oligi selleks viimaseks piisaks, et ära minna. Ma arvan, et ma ei saaks öelda, et sõltuvus, pigem see ongi see kiindumussuhe, et sind on nii nagu alla tõmmatud ja pandud mõtlema, et sina ei olegi midagi väärt ja et see ainuke see inimene on võimeline sulle seda kõike pakkuma. Et sõltuvus, mingil määral võib-olla kindlasti, kuid pigem see ongi see tema pooleaastane töö, kuidas ta on sind sinna auku või mõnel inimesel isegi kauem aastate töö, et sind sinna auku tuua. Jah, kontod, pangakaardid, kõik on nagu tema käes. Sul ei olegi enam oma privaatelu. Sa eladki mingisuguses täiesti koopas kuskil. Ja ma arvan, et need tüdrukud, kes seda näevad, ma tõesti loodan, et julgete tulla välja. Et abi on olemas, kui seda julget küsida. Saatest ootan saada siis enesekindlust ja eneseaksepteerimist ja kaotada siis need ülejääksed kihid endast ja ka sooviks, et mu nägu oleks rohkem säravam. Et jah, ma olen valmis selle muutumise teekonnaks. Tere, Nelli. Mina olen doktor Natalia Trofimova, olen teie arst ja te tulite minu juurde. Kindlasti teil on mingi eesmärk, millega ma saan teid aidata? Minu eesmärk on siis saada oma tervis korda, et ma tunneksin oma kehas hästi ja saada uusi teadmisi läbi teie. Kuidas paremini enda keha eest hoolitseda? No kindlasti siin on oluline see ka, et toitumine ja kõik need kehaparameetrid, kehakaal oleks normaalne ja et seedimine oleks normaalne, et te saate normaalselt magada ja nii edasi. Hästi, mida te hetkel kaibate, mis on kõige rohkem teid häirib? Mul ongi olnud stressiperiood, et siis ma ei söö iga päev korralikult, et ei ole iga päevale. Kas need kaibused ja probleemid ammu juba? Jaa, on küll.
6-7 aastat. 6-7 aastat. Nüüd ma saan aru, et te olete valmis ja te juba vaatasite, et tahaks nagu keha ka puhastada ja teha kas paastukuuri või detokskuuri. Aga selleks, et otsustada, millist programmi me teiega teeme, et selleks me teeme kõigepealt ülevaate ja selle järgi ma juba saan natukene vaadata, mis teie kehas siis toimib. Põhimõtteliselt üldjoones oled terve inimene, aga mida näitab, ta näitab seda, et pinge on kehas ja lihaspinge ka on. Ma võin öelda, ja et siin toitumisega ka on ilmselt mõned probleemid. Kas viimasel ajal mingi sellised rohkem unehäired on olnud või? On küll, jah. Ma näen, et sul on see ärevus ja pinge on hetk küll. Tegelikult see keskkond, kui sa lähed biospaase, see mõjub sulle väga hästi. Sellepärast, et väga oluline see, et igapäevases miljöös sa lähed välja. Et sa oled ise endaga, sa natukene võib-olla saad aru, mis toimib sinuga. Nüüd on nii, et järgmine samm on selline, et sa lähed siis 5-päevase kuurile. Keskkonnavahetus koos mitmete põnevate protseduuridega. Kõlab põnevalt, on ju? Close your eyes and dance. Sa tulid esimene päev, siis on kõigepealt me alustasime sellega, et leppisime kokku, et sa 3 päeva paastud, et tegime ettevalmistus paastule, tegime ka suurte puhastus, et tegelikult me peame aru saama, et meie keha, kui me räägime mingi sellises nii vaimses kui füüsilises puhastuses, siis on kõik need väiksed elemendid on väga tähtsad. Ja see suurte puhastus ja see algus on väga tähtis, et keha ette valmistada sellele, et sa lähed nagu uuele restartile ka. Ja no ma arvan, et see on ka väga hea see tugi, mis siin oli, et iga päev on meditsiiniline ülevaatus ja personal ka vaatab ja küsib sinu käes, et kuidas sa tunned, toetab. Kneipravi ja see vesiravi on väga oluline, sellepärast, et nagu algusest sa tunned, et no mis ta annab mulle külm ja soe vesi nagu vaheldus aga tegelikult ta paneb vereringet käima, ta aktiveerib kõik protsessid kehas ja ütleme, need kõik protseduurid, mida ma panin sinna paketi sisse, nad nagu kõik toetavad seda eesmärki, mida vaja. Et iga väike samm on siis edasi juba. Turgutab ja annab nagu lõpptulemust. Et kui väga paljud inimesed arvavad, et paastumine ainult söömises loobumine, et ma ei söö ja ongi paastun ja ei tee mitte midagi. Aga need kõik protsessid, kõik loevad väga olulist osa ja see peab olema rütmis. See rütm, mis sinu keha tunnetab, ja seda rütmi. Close your eyes and dance. Ja nüüd me õppisime seda, et sa hingad nina kaudu rinnakorvi selliselt, et kõht väga ei tõuse, kõht läheb pikaks peenikeseks ja nüüd, kui sa hingad välja, sa puhud nagu näiteks tordiküünlaid ära. Ja nüüd hingad sisse ja kui sa lähed külje peale, hingad välja ja sa pead tundma, et sa hingad välja otse siit kuidagi hästi tühjaks. Close your eyes and dance. Kerime. Laksu ei kuule. Nüüd on nii, et õlavars on paigal. Surud siia paika. Jah, oled seal. Ja surud taha. Hästi, teeme liikumist ka. Põlve tõste ka. Tuleb, näe. Super. Seda ma kogesin esimest korda. Ma arvan, et ma olen selles faasis, et nagu liblikas kookonis, et kohe-kohe tuleb. Minu kohta öeldakse, et ma olen ülbe, arrogantne, ennast täis bitch.
Nelli protseduurid biospaas on lõpukorral. Ees ootavad aga teda päälinna tuled, salongid ning kliinikud. Täimassaaž ja seda ma kogesin esimest korda. Ütleks niimoodi, et see on väga vabastav, pingete vabastav kogemus. Siis on ka võimalus näha, kui hästi sa paindud ja ma arvan, et see on meie kehale väga hea saada oma keha liikuma. Ja see vabastab pingeid. Tunnen, kuidas on siuke mõnus ja lõõgastav ja väga rahulik on olla. Ja. Kõik need protseduurid on olnud väga värskendavad ja mulle on väga meeldinud siin, et on väga tervendav, et kehas on kergem ja mul on meeldinud kõik need puhastused, mis on tehtud. Aga nüüd vaatame, mis sul selle 5 päeva jooksul on siin olnud. Sa tulid esimesel päeval, kui sa tulid, kehakaal oli sul 77 kilo ja nüüd täna on 73,3. Nii et kehakaal läks väga hästi. Vererõhk põhimõtteliselt ei ole väga kõikunud. Nüüd tule minu juurde, palun. Kui sa tulid, siis ma vaatan, oli 88. No päris hästi, 79. Et soovin sulle siiralt südamest, et oleks kõik hästi ja nii vaimse kui füüsilist tasakaalu sul hinges. Ja aitäh, et teete nii imelist tööd. Väga tänan. Minu nahamure on siis akne ja kuivus. Et nahakuivus, et seda ma olen tähele pannud. Ma olen proovinud apteekitooteid, et need on nagu siis nagu aidanud natukene ja siis rohkem ma ei olegi osanud midagi teha. Mul on väga hea meel, et sa oled siia meie juurde tulnud. Ma vaatasin siin ka natukene sinu haiguslugu läbi, et võib-olla räägiksin paari sõnaga, et mis me üldse hakkame tegema siin sinuga. Et esimesena hakkame siis tegema Renoface'i sarja raviainetega happekoorimisi. Lisaks lisame ka LED valgusraviteraapia, mis aitab siis selle protseduuri efektiivsust tõsta ning samuti oleme sulle siia valinud kodutooted, mis on ka kindlasti väga oluline osa selles ravis. Et esimeseks tooteks on siin keelnetojant, mis on siis puhastustoode. Õhtuseks ravikreemiks oleme sulle valinud Renopure emulsiooni. Siis hommikuseks kreemiks praegu oleme valinud Repair Cream L-i. Kuna sul on tulevikus planeeritud ka laserprotseduurid ja praegu teeme sinuga kuskil 5 korda päris tugevat happehooldust, siis on su nahal vaja taastada. Suur aitäh teile, Laine. Laine, jah. Põhimõtteliselt mõtlesin, et räägin sulle natukene ka sellest, miks üldse akne tekib. Et sellel on sellised põhilised tegurid, on hormonaalsed nihked ja liigne rasuritus, siis lisaks ka rasunäärmete sarvestumise häired ning aeglane mikrovereringe. Et need ongi siis need põhilised nagu faktorid. Aga seda me saame kõike selles suhtes muuta, kuna glükoolhape on siis alfa-hüdroksihape ja ta läheb siis ka nii epidermiseni kui ka termiseni ja samamoodi omab ta sellist nagu nii-öelda natuke antibiootilist või antiseptilist mõju toimeainet. Võite silmad kinni panna, et need siis aitavad sinu silmi kaitsta selle ereda valguse eest. Ja alla. Hästi. Sa võid tunda sellist sooja tunnet, see on täiesti okei.
armid. No mida teha? Eks ikka ravida. Mina olen Kai Saluvere. Väga meeldiv. Ja täna teeme siis nendele punetavatele aknearmidele ja mõningatele ka punetavatele aknepaapulitele Viibim laseriga ravi. Ja Viibim laser on siis värvipulsslaser, ongi mõeldud ravimaks siis naha peal kõike, mis on punane, sest tema ründepunktiks nahas on veres olev hemoglobiin ja saame ravida erinevaid healoomulisi veresoonelisi nahamoodustisi, erinevaid arme, nii kirurgilisi arme kui aknearme, rosaatsead, aknet ennast. Aga protseduur on hästi talutav. Valgusenergia muundub siis nahas temperatuuri energiaks ja selle tulemusel sulgub siis selle väikese veresoone valendik, aga lisaks sellele veresoone kinnipanemisele toimub nahas siis hulgaliselt veel selliseid biokeemilisi protsesse, mis soodustavad ilusa armi teket ja head armi paranemist. Mina ju kujutasin endale ette, et mu nägu on nagu mega paistes, nagu tead, nagu mesilas, need vaata kummid on ju. No ta läheb kindlasti veel rohkem paistes, praegu me ju just lõpetasime, eks ju, ma võrdleksin seda sellise nagu munakivi teega, mis see nagu tunne tekib, eks ju, et see laseri otsik on selline ümar ja sinna nagu selle koha peale, kus see impulss tuli, sealt siis tekib selline nahaturse, aga et praegu midagi hulla ei ole, nii et hea. Sain ka Biosaidilt kaalualandavaid tooteid. Ma alustasin oma teekonda siis sellise tootega nagu Detox, et see aitas siis nagu neid toksiine ja vett väljutada kiiremini ja aitas ainevahetusele ka hästi. Et see toode on siis ka seedimist parandav ja mulle meeldis nende kahe toote puhul see, et nad on ka taimetoitlastele mõeldud. Et siis see oli väga huvitav toode, et see oli siis kaalu alandamiseks ja see oli siis tänu rohelise teeekstraktiga. Siin oli veel kollageeni ja see oli niisuguse marja maitsega ja seda tuli ka hommikuti juua. Ning siin oli siis tselluliidi vastu ja siin oli ka veel kofeiin sees, et see nagu siis oli ka niisugune huvitav omapära sellel tootel. Ning oli veel niisugune toidulisand, mis aitas siis ka kaalu alandada. Et olen väga tänulik teile, et sain neid tooteid proovida. Tere tulemast, Nelli, meie Viru Keskuse kliinikusse. Tere, see on väga meeldiv üllatus, et teil siin Viru Keskuses on ka niine-nahakliinik. Jah, siin me keskendumegi peamiselt esteetilisele meditsiinile ja naharavile. Täna võtab sind vastu doktor Sandra Kase, kes teostab sulle täitesüste. Protseduuri pärast muretsema ei pea, selleks läheb umbes tund aega, aga arst alati läheneb protseduurile väga individuaalselt ja vaatab sinu naha seisukorra üle, et kõik läheb kindlasti väga hästi. Polnudki põhjust üldse kartmiseks. Doktor rääkis kõik sammud ükshaaval läbi, tekitas väga hea ja turvalise tunde. Väga ilus ja kena tunne on ja ei olegi tulnuka moodi. Et minu akneravi ja kõik see võitlus on olnud päris pikk. Tänu New Look kliinikule ja niine-nahakliinikule olen saanud kontrolli alla oma akne ilma retseptiravimiteta. Tere, Nelli, tore sind näha siin. Palun võta istet meie müstilise masina juures. Aseta oma jalad siis rullikutele ja ma hakkan sulle natukene rääkima, mis siis sinuga tegelikult juhtuma üldse hakkab. Sellist imemasinat või imekombinatsiooni, kus siis hakkavad kehast mürgid väljuma, sellist asja pole tegelikult olemas maailmas. Meie keha on see, mis on võimas ja hakkab ise muutuma, kui me paneme ta toimima nii, nagu ta toimima peab.
ja seda meie siis patenteeritud programm, mille me oleme koostöös Reijo Vilipuga, kes on siis tegelikult lümfi spetsialist ja terapeut välja töötanud. Üle maailma on siis see patenteeritud, sellist rullmassaaži mitte mujalt kuskilt ei saa. Ja lümfisüsteem, et me ütleme niimoodi, et meil on organismis 2 voolavat organit. Üks on siis, me nimetame punane veri, teine on valge veri ja lümfisüsteem ongi nii-öelda see valge veri ja tema ülesanne on viia välja kehast kõik mürkained. Viiakse siis lümfisõlmadesse, seal tehakse mürgid kahjutuks, mürgid lähevad siis normaalsel teel meie kehast välja ja sellest tegelikult organismi põletikud taanduvad. Et kui me sinuga, Nelli, proovime seda suurt muutust teha, siis rullmassaaž aitab sind selle puhul, et me soovime kaotada sinu organismist mürkained ja sellega vähenevad sentimeetrid. Need samad mürkained, kui nad nüüd hakkavad organismist välja minema, põletik taandub ja tänu sellele keha sentimeetrid vähenevad. Ehk siis see ei ole mingisugune müstiline asi, mis hakkab kuidagi mõjutama meie keha võib-olla natukene ohtlikult, see on väga-väga turvaline. Ja tänu sellele muidugi hakkavad siis su lihased tööle, vereringe paraneb ja nii edasi ja nii edasi. Kui me nüüd sinuga neid kuure siin teeme, siis hakkad sa kindlasti tundma seda, et sinu nahk on siledam, ta ei ole enam nii võib-olla kobruline, energiat tuleb rohkem, õnnehormoon hakkab tootma siis organism rohkem ja sees siin masinal on ka veel infrapuna, mis siis tegelikult lõhustabki seda rasvkudet. Samamoodi ta teeb selle protseduuri soojaks, et ta saaks siis nii-öelda sügavuti sinu lihastesse ja lümfiteedesse siis jõuda. Ja meid tänapäeval perearstid võrdlevadki, et kui sul on vaja organismile midagi head teha, siis mine ujuma, mine tee kepikõndi või mine rullmassaaži. Meie peame tänapäeva maailmas propageerima seda ilu poolt, aga mul on üks väike saladus ka sulle. Ilu ei tule, kui sa ei ole terve. Ehk siis me teeme sind terveks, me teeme sind õnnelikuks ja siis oled sa ka ilus väliselt. Aga õnnepisarad on head, on ju? Tubli tüdruk oled. Tegime me komboprogrammi, mis siis koosnes erinevatest protseduuridest, et kuna murepiirkonnad olid siis kõht ja reied, nagu tavaliselt naistel ikka kipuvad olema, siis me keskendusime hästi palju nendele piirkondadele, aga loomulikult ka tervele kehale. Et 2 kuu jooksul tegime vaheldumisi siis inframatti, tegime LPG-d, tegime mähiseid, kavitatsiooni, tegime krüolipolüüsi ja Nelli siis käis meie juures nädalas 2-3 korda. Esimesel külastusel me võtsime sinult mõõdud, et me saaksime tulemusi jälgida ja me alustasime oma programmi siis inframatiga, et inframatt on väga hea keha ettevalmistumise 5 kaalulangetamise programmiks, et see soodustab toksiinide eemaldamist, parandab vereringet, pehmendab nahaalust kudet ja samuti ka silub nahka ja annab hea tund ja uni on kaalu langetamiseks ka üks väga oluline nüanss. Peale inframatti me jätkasime kavitatsiooniga, et tegime seda kõhu ja reite piirkonnale, mis on väga tugev rasva lõhustamise viis ja millele järgnes siis LPG massaaž, et väljutada jääkaineid ja trimmida ka samal ajal nahka. Veel tegime me ka lipolaserit, mis on jällegi hea rasvaraku kahandamise viis ja tegime ka erinevaid mähiseid, mis on siis hea keha puhastamiseks, kiirendasid need ka ainevahetust, tegi naha väga ilusaks ja kaotas ka mõned sentimeetrid. Lõpetuseks oli meil krüohooldus, mis külmutab rasva ja mille tagajärjel rasvarakk hukkub ja selle tulemusena toimub siis meil salenemine ja ka kehakaalu vähenemine. Et krüoprotseduur ongi eriti tõhus just selle viimase kangekaelse rasvaladestuse eemalduseks, et kui on näiteks mõni piirkond, mis üldse ei taha alluda ei trennile ega ka toitumisele, siis see on üks tõhusamaid viise rasva taltsutamiseks. Kui me siin Tartu Kehastuudios need protseduurid lõpetasime, siis me andsime sulle kaasa koju selle Slim Zipi tee. Et räägi, kuidas see sulle mõjus ja kuidas see sulle meeldis?
Maitse oli suurepärane, et seda teed oli väga meeldiv juua, külmana ja kuumana, et väga efektiivne oli. Et väga hästi aitab selle puhul, kui on kõhukinnisus ja puhitus, et siis saab sellise kerge ja hea tunde. On tõsi ja et on mõnus. On mõnus. Trummipõrin. Tõehetk. 10 kilo. Meil ei vaata. Väga tubli saavutus. Väga hea. Ma arvutasin kõik sentimeetrid praegu kogu keha pealt kokku, mis sa kaotanud siis oled. Mis sa arvad, mis see number võiks olla? No ma oleks väga õnnelik, kui seal 40, 50, no 60 oleks, siis oleks väga suurepärane. Aga tead, see on kokku 101 sentimeetrit. Ei ole võimalik. 101 sentimeetrit ja kaalu kokku 10,8 kilogrammi. See on hea töö. See on väga-väga hea tulemus. On vahel kerge, vahel karm, vahel vaikus, vahel torm, kas armastab või vihkab sa ei tea. Mina tahaksin olla terve, et ma nagu säraksin. Mis asja te tegite? Palun. Üks kohvi sulle, kallike. Üldisemas pildis, et kõik sellised rasked kogemused, mida kahtlemata on lähisuhtevägivald, et nende kogemustega tegelikult elus edasi liikuda, et on päris selline tõsine ettevõtmine ja et kui nüüd on palju räägitud sellest, et kas edasipääsemine üldse on võimalik ja edasipääsemine siis nii, et see tulevane võib-olla järgmised eluetapid nagu ei oleks sellest mõjutatud, et siis kindlasti see on võimalik. Aga siin selle kogemuse või nende kogemuste läbitöötamine kindlasti ei toimu sõrmenipsuga. Et see tahab ikkagi päris põhjalikku valmisolekut, aga kui see valmisolek on, et siis on tõesti nüüd nende kogemuste juurest enese jaoks selle selguse saamine, et isegi siis, et see on olnud mu elus ja see on olnud kahjuks osa mu elus, siis siin ja praegu. Et see on nagu üks pool ja see on teine pool. Minuga on kõik hästi, minu ümber on need inimesed, keda ma tegelikult enese ümber soovin ja et ma tunnen ennast selle tõttu ikkagi turvaliselt. On vahel kerge, vahel karm, vahel vaikus, vahel torm, kas armastab või vihkab sa ei tea. Ei tea, mis homme ootab ees, on ulmad lahti tuultele ja... Mina tahaksin olla terve, et ma nagu säraksin seesmiselt ja väljast ja mus oleks see rahulolu iseendaga nagu tulevikus olla. Inspireerivad on olnud, et Anu Saagim, kuna ta on tõesti tohutult päris kena, et ma ei hakka ütlema hästi säilinud, see on nii kole. Mis asja te tegite? Palun. Üks kohvi sulle, kallike. Ei ole võimalik. Ja väike kingitus. Oh my God. Ma tulen istun su kõrvale, ära tõuse püsti. Tahate hullu pea. Tervitus. Tore sind näha, Nelli. Kas kõik on hästi? Jaa, ma olen lihtsalt ehmunud veits, et see nagu ma ei ootanud seda üldse praegu. Šokeeritud olen. Veits küll vaatame, et Taamu kõrval istub. Ilmselgelt ma olen veits šokeeritud. Sa võid samasuguseks muutuda. Kuidas sul läinud on nüüd selles saates? Päris kiirelt, väga edukalt, palju õppinud.
päris palju kaevanud iseenda sisse ja eks see teekond ole oma, et päris väga kihvt ja. Kas sa oled tundnud ka nüüd, et sa oled muutumises? Jaa, olen küll, et juba näed, kulinad on nagu mäed ja siis küüned on juba lakitud ja. Aha, okei. Et julgust on juurde tulnud kindlasti. Varsti või paned järsku mingi sädeleva asja ka selga juba? Mul on sädelevad saapad kaasas. Et läheb paremuse poole. Nii äge. Aga kas sa oled ka enda selja sirgu ajanud, et kui sa kõnnid näiteks, et siis sa oled selline uhke ja ülgest. Ma vaatasin praegu, ka sa istusid natukene moodi küssis siin. No veel jah, tuleb seda harjutada, et see nagu, mul on vahest see tunne, et kui ma nagu rinna ette panen, ma olen liiga ülbe äkki. Jaa, see on täiesti okei. Minu kohta öeldakse, et ma olen ülbe, arrogantne, ennast täis, bitch ja nii edasi. Aga see teeb mulle ainult rõõmu. See on nii nunnu. Sest mul on tunne, et inimesed tegelikult tahaks ise samasugused olla, aga nendel jääb julgusest puudu. Ja mis ma kindlasti soovitan, nii tore, sa vaatad mulle silma, kui sa räägid muga, see on number 1 asi üleüldse, mida tuleks alati teha, vaata inimestele otse silma ja alati, kui ma hakkan juba kellegile silma vaatama, siis mulle iseenesest läheb suled puhe üle, õlad läheb natuke taha, rind ette ja kõva selge häälega, et sa ei pobiseks oma ette kuskil. Ütledki selgelt välja, mis sa mõtled ja kui mitte midagi pähe ei tule, siis lihtsalt naerata. Teeme nii, aitäh teile selle soovituse eest. Aga ilusat pühade aega sulle ja naudi ja ole tubli edasi. Aitäh sulle, Kiisu. Me jälgime sind. Vaatame, kuidas sa hakkama saad. Aitäh. Seda rõõma nägin ükskord teda tänava peal kõndimasin ja ma pidin seisma jääma lihtsalt, ta kõndis oma kottidega, ma lihtsalt vaatasin. Päriselt ka see on lihtsalt meeter kaugel minust. See on nagu mingi fänni jutt. See oli väga üllatav moment. Ma siiamaani käed värisevad adrenaliinist, ma arvan. Ja see oli väga inspireeriv, sellepärast, et ta ütles nii ilusaid sõnu mulle ja julgustavaid sõnu ja ma arvan, et päris tore on kuulda midagi sellist ja kohvi tõi ka mulle, seega on tore. Tere! Tere hommikust! Palun tulge sisse. Aitäh! Ma pean kohe ära mainima teile, et siia tulles mulle lind lasi pähe, et hea, et ma kohe juuksurisse tulin. Päev on korras. See on midagi tähendab. Midagi uut. Ja midagi uut. No nii. No mis sa ise mõtlesid? Missugused ideed oli? Kas oli midagi või? Ma usaldan teid seekord täiesti teie kätesse. No siis ma arvan, et me teeme lühemaks. Siis see annab rohkem kohevust ja siis juuksed natukene rohkem mängivad. Aga värv ma veel mõtlen natukene ja loodan, et tuleb üllatus. Hea üllatus, jah? Ja, hea üllatus, jah. No. Nüüd me peseme. Pärast siis taneerime ja peale seda teeme hooldus. Me kasutame nüüd Ultimate Repair Vellauma. Seal on erinevad happed ja vitamiinid. Omega 9.
soovime kinkida see kinkikomplekt, mis on neid tooded, mis me kasutasime, see Vella Ultimate Repair. Siin sa leiad šampoon, balsam ja vot seda number 3, seda samm 3, mis ma ütlesin, et seal on mingi sees on haped ja erinevad hea asju ja palun igapäevaseks seda hoolduskomplekt sulle. Aitäh teile. Aitäh. Vau. Täna mul on hea meel teha Nellile üks pidulikum meik ja abiks on mul Magda Beauty meigivahendid. Jumestuse ma teen sulle sellise, mida võib kanda siis nii õhtuses nii-öelda, näiteks restorani minnes või siis ka päeva nii-öelda selline smart casual. Ja kui sa tähele panid, siis ma kõigepealt panin siis lau primerit. Ehk siis primerina võibki kasutada kas siis vedelat nii-öelda jumestuskreemi, kas siis peitekreemi, huulepulka võib isegi kasutada, kui tahta midagi väga erksat. Nii, ja sulle ma teen siis sellise šampanjaliku pruuni kerge sädelusega jumestuse. Paneme sulle ka laineri. Ja antud meiki on siis cut crease stiilis tehtud. Ehk siis cut crease'iga on võimalik silma natukene avada, natukene rohkem ülespoole tuua, ehk siis manipuleerida kergelt. Asjalik. Issand, ma ei tunne äragi ennast. Mu silmad tulevad esile sinised. Täiega näha on neid. Ja... Tervist! Kui tore, sa võid öelda sina. Aitäh teile. Tead, mul on plaan olemas, liigume edasi ja sinu tuuning saab alguse nüüd. Kuule, väga head näed välja. Aitäh teile. Fashionista. Tead, mulle alati meeldib see, et moes on olemas funktsionaalsus ja kui me korraks kiikame siia Marc-Andree sellise koduseks, mõnusaks äraolemiseks, kašmiir on ju. Et lihtsalt justkui teine nahk ja ihu peale kandes, seda on väga-väga mõnus. Ja siia sekka siis sellised mõnusad langevad püksid ja tsiteerides klassikuid, võta paljaks. Nelli otsa valmis. Tule näita ennast maailmale. Sa ei tead mida? Ma vist lõhkusin selle särgi ära. Ei, come on, Nelli, see on disain. Pane pööldud sisse. Thumbs up. Ja siin on jälle ka see, et sul on endal väga sossu ja hea olla ja kui keegi ütleb mulle, et dressid on sportlikud, siis see lihtsalt üdini on läbi imbunud luksusest. Kisu ütles miau. Ja ütleme sellisteks elu ullala hetkedeks ma kombineeriks miskit sellist. Ja siin on täpselt see, et sa saad seda kanda ka näiteks pintsaku all või miks mitte valge triiksärgiga. Ja see on siis võrgutus hetkedeks. No nii, lennuvõimeline Nelli. Mulle väga meeldib kogu selle seti funktsionaalsus ja see on jälle ka see, et pidžaama uus tulemine. Ma võin ka öelda selle kohta, et see oleks selline 18+ loungewear ja ülealaosa siis väga erinevad kanda võimalik ja kui te korraks ka kiikate ka kodus diivanite pealt, siis kui äge see ihu välkumine siin toimub. Siin annab sellise, ta on Jaapani, ja tead selle kimono puhul ka see, et pane siit seest kinni on ja tunned on see seljas, see siid. Enam vähem, aga tõesti ei lepi on Nelli.
No nii, püüame. Hallo, Helgi Sallo. Igal juhul ma loodan, et sul litri allergiat ei ole, sellepärast et Marciano by Guess, et kui sa korraks kas või siin ringi vaatad, no vaata. Et see valik on lihtsalt ullala. Ja mulle meeldib, et meil on praktiline sektsioon, meil on pidude osakond ja meil on absoluutselt igaks eluhetkeks miskit olemas. Nii et lähme proovima. No siin on näiteks üks kombona sul olemas. Nad tegelikult on väga sellise ägeda sigaretilõikega ja siia ma just omavahel passiks väga hästi juurde just selline lihtne kudum, aga kus on tõesti külvatud ta üle pärlite ja selliste ilusate kivikestega. Selle komplekti puhul, mida inimesed hästi palju alati kardavad, just sellist sigaretilõikelist püksi, et kuidas ta jääb ja mis siis tegelikult see annab sihvakust juurde, ta on väga selline trendikas. Meil on olemas ka kübaratrikk. Hästi lihtne. Sellega me saame tuua välja Nelli sinust selle artistlikkuse. Mega opati. Ma inimestele ütlen ka, et saage oma sellisest esimesest nagu jahmatusest üle, sellepärast kui sa ka esimest korda sushit mekkisid, sul ei maitsenud, aga nüüd oled ju väga suur fänn ja palun, maailm on su ees valla. No kui see oleks The Little Black Dress, kuidas teile meeldiks kõik see. Ja vaadake, kui ohtlikult lühikene ta on. Lähme proovima. Bonjour. Mulle isegi meeldib, see isegi kõnnak muutus juba, vaata. Mega. Mul endal on mõte tuua sinus välja siis sellist prantslannat. Ehk siis kombineerime kokku sulle kas siis viigipüksid ja sellise lihtsa slipdressi koos mantliga või siis ka täitsa ekstreemse lõhikuga seeliku ja paneme sinna juurde ratsasaapad. Ja ma arvan, see Itaalia kvaliteet, mis meiega siin kaasa tuleb, et see on lihtsalt aplausi väärt. Are you ready? Nelli? Olen ready. Vaataks sisse ka. Vot need on alles kabiinid, mõtlen. Koliks sisse, on ju? Ma tahan näidata, kuidas sama outfiti juures sul tegelikult sobituvad, nii kui vahetad uue käekotti, sa saad selle üldise tulemuse justkui teise ja panen sulle selle mantli siia juurde. Ja ei pea üldse ka häbenema ja ka kartma ka siis sellist toonist kulgemist, et see on olemas ja ma näitan aastavahetuse lemmik. Sorry, ma loodan, et teil litri allergiat ei ole. Keerutu ennast maailmal, ole hea. Nii, Nelli, aastavahetuseks lihtsalt valmis ja mis saab olla muud, kui oleme ka valmis uueks sisisevaks aastaks. Ehk siin alati, ma arvan ka vaatajad teavad, et liter on see, mille peale saab alati kindel olla ja sellega liuga lasta. Ja väga meeldib kuidagi, kuidas see Marella top sul praegult siin väga struktuurselt istub seljas. Pükste puhul annab sellise voogavuse ja liikuse ja ütleme, see eksootiline muster siin juures on täius, sest tihtipeale liter on ise nii selline küsiv, et sinna juurde midagi sobitada on natukene keerukas, aga kui te näete seda terviklikku täius, siis siin on selline wow-moment, mitte ainult ise endale, aga kindlasti ka ruum, kuhu sa sisened, lööb särama tänu sulle. Siin kuidagi ka, mis Ellen tegin sulle selle ilusa summutatud veinipunase huule, ta kuidagi nii õigustab ennast, ta on tagasihoidlik, rafineeritud ja üks väga oluline point on alati ka selles, et mitte riided kannaksid sind, vaid sina kannaksid rõivaid. Keeruta ennast lilleka.
ja aastavahetus on kohe siin meil ukse lävel. Aitäh kaasa elamast ja vaatamast. Kohtume kõigi teiega juba jaanuari alguses ja ei miskit muud kui särtsakad aastavahetust ja jääge moodsaks. Tänu nendele kogemustele tean oma väärtust ja tean, milleks kõigeks ma veel suuteline olen. Ma ei häbene seda tüdrukut või osa minust, kes õppis ja püüdis nende teadmiste, ressurssidega toime tulla. Ma ei häbene teda, olen tänulik talle pigem, et ta alla ei andnud, vaid oli nii sitke ja ülbe, et edasi minna. Ja lõpetuseks soovin tänada kõiki teid, kes te sellel teekonnal minuga kaasas olite. Suur aitäh teile. Ilusaid jõule ja kena uut aastat.